siiamaani naeravad, et üks laps tahtis õmblusasinat ja teine tahtis kolbe. See oligi, ma sõitsin kuhugi, nägin mingit kohtunik, ma ütlesin ka, kulge, et üks nagu ammu seal taga otsas seisab ootab, mitte kedagi ei ole, vaata. Ma ei teadnud. Ja sealt ei olnud ju näha, see oli metsa taga. Ma huvitav, et mind keegi otsima ei hakanud mu enda tiimis, sellepärast ma mingi kadunud olin, on ju. Jah, ma olen sama ajaga jõudnud siit Kiltsile sõita, laiali lasta juba tagasi ka tulla. Kui ta tegelikult liiga kiire, siis ma olingi meister pidurdaja nagu. Ja pidurdasingi meistriks ennast. Ja siis hakkasime mõtlesime, et okei, vaatame, mis saab. Esialgu sai igasuguseid asju. Sest et meestega on lihtsam asju ajada. Mingis mõttes nagu. Tere, Ketlin! Tere, Harri! Siin Põhja-Eestis niimoodi kaugel nüüd. Okei, Lääne-Eestis, Põhja-Eestis. Tere! Tere! Hommik varajane, mõte veel ei tööta. Et siis on kohe sul hea alustada rääkida, et kuidas sinu jaoks üldse autoelu ja kiirenduse elu pihta hakkas, sest sa oled ju minu teada kõige pikema staažiga naiskiirendaja. Jah, tuleb välja küll nii. No tegelikult ütleme see huvi hakkas minus juba tegelikult päris teismelisena, aga siis oli lihtsalt autohuvi. Printisid pilte, vaatasid tooaegses internetis ringi, on ju, läbi, ma ei tea, mille seal seda kasutada sai, on ju. Aga ja siis kuidagi sattusin, nagu ikka, street racerid ka Tartus. 2000 alguses sai hakatud nendega läbi käima ja juba tegelikult 2004 sattusin ma ikkagi esimesele ametlikule kiirendusvõistlusele pealtvaatajaks. Ma pakun, et Raadile. Raadile. Kus mujal oli? Jah, täpselt ikka Raadile. Et see oli siukene, see oli siukene nagu pealtvaataja, aga siis tekkisid igasugused sõbrad, kes tegid juba, siis tekkis tegelikult ka saime tuttavaks Põrriga, Põrri ja Aivo tegid ju juba tegelikult Raadil seal 2005 ja niimoodi, siis ma hakkasin neil abis käima. Too aeg oli ju see, et ei olnud ju otseselt nagu praegu on, et on ju igasugused erinevad kohtunikud. Küll ma müüsin väravast pileteid, küll ma ajasin line-upi kokku, küll ma lasin, isegi top speedil on minu arust, isegi olen nagu seda niinimetatud starti andnud, see oli see lõppkiirusvõistlus, on ju. Et küll autoga taga öeldud rada vaba, mis iganes, et ühesõnaga täiesti multifunktsionaalne sellel ajal. Universaalne ahval. Täielik universaalne ahval. Ja muidugi, kui oli vaja, siis tassisime aedu ja vedasime kive ja mis iganes, et sai kõike tehtud. Väga tubli. Kuigi jah, minu seda ei trumpa vist mitte keegi üle, kuidas Aivo rääkis, et tal rase naine hommikul hakkas aedasi paigaldama, et see on nagu, see on tase oma. See on ikka väga kõva tase, seda raske trumpata. Aga siis... Edasi või? Hakkas nii palju sügelema ja... No siis oligi lihtsalt see, et see oli nagu... Ilma selleta nagu kuidagi kujutanud ette, mis iganes Aivol abi oli vaja, me olime alati olemas. Meil oli siuke teatud punt tegelikult inimesi, kes nagu olid alati, ütleme, sellel võistlustel tal abis. Ongi siis aedadest kuni korral ürituse läbiviimiseni, sest too aeg ei olnud, ütleme, seda kohtunike värke nii sellist karmi nagu praegu on. Või karmi nüüd on ikkagi mõistlik, aga ja siis ma oligi aastast aastasse sai nagu erinevaid üritusi koos tehtud. Raadil, Ülenurme lennuväljal ja Haapsalus olin ma pigem, ütleme, pealtvaataja, aga kõikide nende aastate jooksul, ütleme, sealt 2004-ndast kuni siis tänaseni 2025 ei ole mul jäänud ükski etapp vahele. Vahet ei ole kas pealtvaatajana, sõitjana, korraldajana, mis iganes. Väga uhke. Et see on ikka päris, ja see on, kõik ütled, kuidas sa viitsid, ma ei tea, et see on nagu elustiil. Ei oska nagu ilma selleta tegelikult enam olla. Ja, täpselt. Vahest oled küll väsinud ja jonni täis, mõtled, et ma enam ei taha, on ju. Aga siis ikkagi, võtad kokku ennast ja mõtled, et ma ei saa teisiti, hakkab sügelema. Ta on jah, nagu me Veljoga rääkisime, et isegi kui mõtled ka, et ei, nüüd aitab, siis kohal ikka satud. Ja see on minust kõige suurem viga, sest siis hakkab nagu nii inetult kipitama. Ja siis hakkab haiget tegema, jah. Sest eelmine aasta ma ju mõtlesin, et ma võtan endale selle vaheaasta, et
kuna nii palju olen juba sõitnud, on ju, et siis et äkki natuke puhkan. Noh, 3 etappi puhkasin, 4. olin juba platsis. See on jah, 4. etapp oli vist koduetapp ka kohe või? Ei olnud, 4. oli Capybara oli eelmine, oli Kiltsis jah. Aga noh, jah. Aga no mis puhkasid, sa ju piibeüritusel eelmisel aastal ju ikkagist ajasid line-upi ju kokku. Ja Edra kirjutas mulle, et no kohtunikke puudus, et kas ma saan appi tulla. No ikka saan ju, kuigi mõtlesin, et oi, et ma lähen piibele pealtvaatajaks, naudin, on ju. Et aga no ma ei saa ei öelda, et ja noh, mulle sobib, meeldib. Aga öeldakse, et eestlane puhkab ju töötades. Täpselt, nii on. Aga siis oma autovärgini? No tegelikult oli niimoodi, minu kõige esimene start oli üldse 2012. See oli Pärnus Speedtestil ja see ei olnud mul tegelikult, ütleme otseselt träägistart. See oli, Põrr tegi, nad tegid koos ühesõnaga selle niinimetatud kilomeetri sõidu veel ühe seal. Et siis ma sõitsin enda musta Vectra 2000-ga. A-klassis vist ja tulin isegi poodiumile, sain 3. koha, mu esimene karikas ka tuli sealt. Et see oli nagu ütleme jah, ja sealt edasi ma ostsin endale 2013 ma ostsin endale selle Subaru GT8 VRX STI ja noh, tollega ma muidugi, no okei, tegelikult kui nagu ikka street race oli varasemalt ka, on ju, et võib-olla see selline päris jah, puu alt startimine hakkas minu jaoks 2012, aga natuke street race oli varem ka. No ja peab ju harjutama. Kõik hakkab minu arust alati sealt nagu. No 95% maailmas, selles maailmas pigem jah, et isegi kui väga ei taheta tunnistada või nagu kõveraga rääkida, siis mingisugused siuksed asjad on ikkagist, noh, kuigi samas väga paljud, kes saates on käinud, on tunnistanud ka, et jaa, on käidud street race'il, aga et ikkagist see pisik tuli Lasnamäe kanalist. Vot minul jäi Lasnamäe kanal vahele. Ma tean, et seda toimus, aga ma ei tea, miks ma sinna, jah, Lasnamäe kanalis ma ei käinud. Ühe korra vist, aga nagu see oli väga-väga alguses, et ma olin kellegiga kaasas, kas mitte minu arust tegi. Noh, Tiimek oli ka inimene, kellega ma nendel aastatel nagu tuttavaks sain just, aga nad tema said ka rohkem. See on juba nii ammu, et seda ma nagu täpselt enam isegi ei mäleta. No lihtsalt kanaliga oli ju see, et see nii-öelda Tallinna inimestele ta oligi ju hea ju koju kätte toodud üritus ja see, et ta oli niivõrd suur üritus ja tasuta ka veel, et siis see tõmbuski nagu rahvast. Aga huvitav jah, kuigi minul on Tartust ju tegelikult Haapsalu tohutu maa, on ju, aga ma alati olin Haapsalu võistlustel nagu kohal. Et huvitav, et miskipärast see, nojah, see tegelikult selle Lasnamäe kanal oli ju ikkagi see päris 2000 algus ka, siis oli minul natukene nagu, ma olin ikkagi niivõrd palju noorem, et sinna poole ma nagu miskipärast väga ei, ütleme, et minul hakkas see just 2004. Eks see jonn oli, et mulle see põhja hästi ei kõlda. Ei, ja võib-olla tõesti. Aga jah, 2012 oli minu esimene. Ja siis ma otsin omale Subaru ja siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin siis 2013, issand, see on nii imelik rääkida, 12 aastat juba. Ja oli Edra võistlus ja kas oligi äkki viimane etapp, noh eelnevad ma olin kõik kogu aeg nagu niisama ikkagi peab vaatanud, mul sõbrad ja tuttavad kõik sõitsid. Ja siis ma läksin sõitma A-klassis, Street A-klassis. See too aeg oli see Street A oli, indeks oli 14.0 ja ma pidin kõvasti pidurdama kogu aeg lõpus nagu. Et see oli minu jaoks suht pidurdamisvõistlus ja ka noh, suht kiirelt, ma ei mäleta, kas nüüd aastaga, kas äkki oli järgmine hooaeg või juba sellest ülejärgmine oli juba see, et läks see 13 poole peale, mis ma pidin ka ikka veel pidurdama. Sest auto tegelikult sõitis mul niisugune 12.8. Noh, aga Street B jaoks oli ta natuke liiga aeglane ja A jaoks oli ta tegelikult liiga kiire, siis ma olingi meister pidurdaja nagu. Ja pidurdasingi meistriks ennast. Aga no esimesed, ütleme 2013 ma jäin niisugune hooaja kokkuvõttes 4. 14 olin juba 3. 15 olin ka vist 3. ja 16 siis ma tulin esimeseks nagu hooaja kokkuvõttes. Aga see 16. aasta oli juba minu jaoks selline, et 2016 nagu, et ma tegelikult ehitasin siis enda praegust kiirendusautot juba, aga ma mõtlesin, et noh, et sõidan ikkagi veel ühe hooaja nagu Subaruga kaasa, aga see oli minu jaoks juba täiesti siuke, et ma teadsin täpselt, kuidas võistlejad käituvad, mida ma nende vastu tegema pean, et see oli põhimõtteliselt kõik
kõik etapid olin ma esimesel kohal, Mhm. üks vist oli teisel kohal, sest et ma ise midagi vist soperdasin seal ära. See oli Tartu etapp, seal ma tulin teiseks. Et siis ma hakkasin seda mammukest endale ehitama. Kas ma seda mäletan õigesti, et 2016 sa vist hästi palju jagelesid Tarvo Järvega või? Jaa, Tarvo Järvega meil, ta oli ka, ütleme ju ikkagi alati niisugune esimene mees. Mhm. Et jah, temaga meie viimane sõit oligi see, et see oli nagu nii mingi murdosa sekundite võit, et see oli nagu noh, jah, Täpsuspidurdamine. jah, see oli täpsuspidurdamine. Et see oli jah, see oli Tarvoga, pusisime ikka kõvasti. Mhm. Aga see mammu mõte ja kontseptsioon, ehk siis, kust see nagu üldse tekkis? Noh, Et jah, ma saan aru, et süües kasvab isu mhm. ja sealt nagu see kogu pall läheb veerema, onju. Aga see kontseptsioon ise, et kuidas ja mis ja mida ja Noh, mammu oli mu kõige esimene auto mm. ja ta oli mul tegelikult täiesti tavaline 1.866 kilovatti daily, millega ma sõitsin peaaegu 500 000. No, sama. Jah, nagu kui ma load sain, see auto oli selline, et vahepeal võib-olla 24 tundi ei keeranudki kinni teda, ma ainult sõitsin. Okay. Et ta oli nagu mulle niisugune ja siis ma nagu kunagi varasemalt, mõned aastad varem ma leidsin kuskilt Raplamaalt ühe samasuguse valge toorikuna, kere oli täiesti läbi, aga tal oli see 2 nukaga 110 kilovatti mootor peal, onju. Algselt ma mõtlesin, et noh, ma võtsin ta nagu doonoriks, et ma panengi ta vahele sinna lihtsalt originaalina, onju. Mhm. Aga see läks kuidagi mööda ja see mootor seisis. Ja siis, aga kuna oligi see, et süües kasvas juba isu, onju, ja siis Joeliga garaažis nagu rääkisime, et ma ütlesin, et tegelikult mul on nagu päris äge mootor, millest on nagu mõistlik teha midagi edasi, sest see vana mootor oli muidu 8-klapiline, onju. Et ja siis hakkasime, mõtlesime, et okei, vaatame, mis saab. Esialgu sai igasuguseid asju. Siukseid ruukivigasid ja nagu noh, aga noh, see töö oli metsik, et esiteks juba võtta välja mootor, mis on nagu 500 000 sõitnud, onju. See sodi, see mustus, see rooste, see kõik, see töö, mis me seal tegime, meil oli Tartu bussipargi juures oli garaaž, ta oli niisugune plekist angaar, mis oli talvel nii külm ja suvel nii kuum, et aga nagu ma olin vahest, mul olid nagu vildid jalas, mul olid pufaikad, lihvisid seal seda jama onju maha ja siis praegu nagu mõtled selle peale, kuidas pidi ikka mul tahtmine olema nagu. Ei, just oli see, et ei, kõik peab ise, kõik teen ise, kõik peab ise tegema onju. Et ja siis talvel oli kõige hullem, et huuled olid juba lillad umbes onju, teadsid, et niisugune 2-3 tundi suudad nagu väga suure külmaga teha, sest lihtsalt ei ole kütet, see on sooja, no null, seda suurt angaari ei ole võimalik lihtsalt kütta onju. Ja siis hakkasimegi tegema, noh, siis sai see, ütleme, see niinimetatud ilupool ära, sai ta puhtaks. Tellisin muidugi ikka kohe, juba alustasin niinimetatud õigesti, et ma ei hakka niisugust nagu vahepealset asja tegema, tellisin ikka sepiskepsud ja kolvid ja ikka kõik siuksed asjad ka. Ja siis igasugused uhked suured pihustid kuskilt USA-st ja millega sai ka omajagu nalja seal ja. Aga see sihuke tehniline know-how, et kust see tuleb ja kui palju sa ise nagu teadlikult mingeid ostelükkeid teed ja kui palju siis nagu keegi teine suunab või nagu? No selles mõttes vaata ongi, kuna oled ju selle sees kogu aeg olnud, onju, siis tegelikult nagu ma ikka olen kogu aeg kõrva taha pannud, ikka vaatad, kuidas keegi mida teeb, onju. Muidugi poisid on mind, Joel või näiteks Joosep, onju, nad on Joosep just eriti nüüd, onju, kui auto on nagu väga hästi liikuma hakanud, ta on mind nagu väga palju suunanud ja väga palju harinud. Et kui ma oleks tollel ajal nagu nii tark olnud, siis oleks see, ütleme, see teekond oleks olnud palju lihtsam, onju. Mul oli nagu see, et mitte nagu niimoodi, vaid nagu mingi niimoodi, vaata, on praegu tehtud kõik, onju. Et kõik ikka enda naha peal, onju. No see käib alati, isegi need, keda me tänapäeval vaatame, kes sõitsid kiiresti või sõidavad kiiresti ja tundub, et nüüd on hea tehnika koos ja on kõik laitmatused, aga tegelikult neil ju alguses oli kõik samamoodi. See vist ongi see, et sa pead lihtsalt, kui sa nagu päriselt ise teed seda asja ja et sa ei lase näiteks seda ehitada, onju, siis vist ikkagi on ja see, et sa käid selle
minge bussi nagu läbi nagu. Ja isegi kui sul on 10 inimest kõrval, kes ütled, ei, Jah. sa teed valesti, sa tuleb nii teha, siis sa vaatad otsa neile, mis mõttes, Ei, ei, ma teen nii, on ju. jah, siis saad korralikult kere peale oma Ja tehtu omad pealt. vitsad, oma kool ja oma rahakott, et noh, kuigi ma ei saa öelda, me algselt, kui me seda autot hakkasime nagu tegema, on ju, mootori saime ilusti nagu kokku, noh, know-how'd väga palju selle mootori ehitusest, tähendab, mingi piirini oli. Et pärast seda läkski ikkagi puhtalt katsetusmeetodiks nagu. Et aga mingi piirini oli jah see, et mõtlesime, et ehitasime ta kokku ära, on ju, kõik, mida kuskilt netist oli, mida nagu head soovitati, tegime mingi kompoti kokku. Algselt ma mõtlesin ja tegelikult, et ma hakkan üldse Street B-klassi sõitma, et ma ehitan selle auto nagu niimoodi, et ta noh, et ma äkki tahan teda kunagi tänavale nagu tagasi, on ju. Et aga lõpptulemus on nagu ta praegu on, on ju. Mul olid ju kõik sisud sees ja noh, ma nagu ei teinud midagi, on ju. Aga ütleme, et siis, kui see mootor esimest korda kokku sai ja me läksime Dünosse, Maaülikooli Dünosse too aeg. See oli vist äkki 2017. Oli jah, 17 me läksime Dünosse ja me tõmbasime põhimõtteliselt kohe mingi 440 eppa. Mul oli AX35 oli turbo, on ju, ja siis seal mingisugused USA mingid pihustid, tegelikult auto retsid tetos, kaaks seal midagi enam-vähem seal üritas nagu seda teto värki ära saada umbes, aga juba 440 hobust, on ju, mõtlesin, no okei, päris huvitav, päris hästi tulnud, on ju. Arvestades seda, et nagu ise nagu, noh, olime suht võhikud selle koha pealt, on ju. Ma mäletan, mis sama nende pihustitega siis oli? Pihustitega oli kusjuures üks hetk lihtsalt see, et oligi, ma sõitsin selle ühe, ma vist tervet hooaega ei sõitnud. Vot see oli niimoodi, et oli too aasta, kui oli esimene etapp oli Tartus, aga ta oli raadil. Ta oli raadil sellel 200 meetri sõit. 200 meetri sõit oli sellel niinimelt libeda rajal. See oli siis 2017. Jah, just. Aga sellega oli niimoodi, et ma üritasin siis nagu autot kokku saada. Ja noh, kaakistus, ma mäletan too aeg oli kaak, üritasin mul esimest käivitust teha, niimoodi me kõik poisid tulid mul appi, küll ma küsisin, et kes keevitada oskab, üks keevitas põhja sumpat, me tegime selle auto ümber oli tohutu rahvamass, sest et hommikul oli ju tegelikult võistlus, on ju. Kaak ütles mulle niimoodi, et mul on aega sinuga kuni kella 9 hommikul. Noh, ja siis me oligi põhimõtteliselt, me ei saanud teda käima ja mingi teema, seal oli Kaak magas tooli peal umbes, äratage mind üles, kui see hetk tuleb, on ju. Ja siis me lihtsalt endsime nagu elu lihtsalt nagu sinna, ma ei mäleta, ma arvan, et ma olin julgelt 40 tundi võib-olla, päris 40 võib-olla ei olnud magamata, aga niimoodi täis zombi, niimoodi kui liigutasid, siis pilt lihtsalt liikus. Ja siis hakkasime nagu, saime ta nagu käima, Kaak juba sai seal midagi enam-vähem seal midagi ära tehtud, on ju. Ja järsku kuuleme mingi ilge sulin, on ju. Lihtsalt tal on niisugune taga, on niisugune suur jahutustoru, see on nagu neil Opelitel niisugune plastik, mis lihtsalt mureneb ära, on ju. Ta lasi kõik veed sealt välja, mis nagu vähegi oli võimalik ja siis meil oli lihtsalt nagu mingi, et okei, et kell oli juba 8:30, Kaak ütles, ma pean tõesti ära minema, on ju, et me lihtsalt loobusime seekord, et noh, et ju siis... See kõlab mõistlikult ka, sest et kui ikkagi nii hullust on mingid asjad veel ära, et siis... Ja tegelikult see oligi, noh, mina võtan enda autot, kui et tal on ikkagi oma ette hing, on ju, et see oli selle auto tegelikult tahtlik, et ma ei jõuaks sinna võistlusele, et talle anda nagu normaalselt kuuma, sest et me tegime selle asja korda, panime uue toru, tegime sinna taha ja ma läksin siis, noh, too aeg ma jällegi arvasin ka, et noh, et sissesõit on vaja teha, on ju. Ja siis hakkasin ka nagu endal sellist, noh, mul garaaž on suhteliselt linna ääres ja hakkasin nagu just väikest ringi tegema. Ja tulin nagu niimoodi Viljandi ringi, et mõtlesin, et hakkan enda garaaži poole sõitma, on ju, et siin nagu esimene, teine, järsku käis mingi krõnks, on ju, ja mingi kõrin. Ma ütlesin nagu sidur igaks juhuks alla, lasin talle nagu veereda tänavasse ja tundsin, et käib imelikult nagu 3 bitti peal, on ju. Ja siis, kui ma lõpuks, noh, jõudsin garaaži juurde ära ja Joel hakkas siis nagu mootorit lahti võtma, et mis siis nagu juhtus, on ju. Noh, juhtus see lugu, et üks klapitükk irdus. Ja see siis
kükitas mul sisse laskes. Aa, Tahtis nii veel uuele hästi. ringile minna, onju. Okei. No me kolisime muidugi kõik lahti, et alguses vaatame, no ei ole kuskilt, no kolvil väiksed täkid peal, onju. Aga õnneks oligi, see juhtus nagu nii väikse hoo ja kõige juures, et ta ei suutnud seal mingit tohutut pahandust teha, onju. Ja siis jah, siis me tegime jällegi selle asja korda, läks uuesti kaan tegemisse, siis too aeg oli mul see, ütleme, see tavaline niinimetatud C20XE gaas. Et neid nagu ikkagi liikus, et praeguseks on mul see koskkasti gaas, mis on nagu väga, väga rariteetne asi, mida lihtsalt ei olegi võtta kuskil, isegi kui sul raha on, onju. Et aga noh, rahakest ka nagu ei olnud, siis kõik mu vaba raha, mis ma iganes teenisin, kõik läks mul sinna alla. Sest et üllatavalt kiiresti ma ehitasin selle auto nagu sõidukõlbulikuks nagu. Et isegi niimoodi, et maikuu, tegelikult jah, talvel hakkasin ütleme tegema ja juba suvel ta sõitis. Et see oli nagu päris, no muidugi ütleme see keretööde osa oli nagu natsa nagu varem. Aga just see mootori pool, aga noh, kogu aeg mingi aja tagant kogusid asju endale kokku ja ma mäletan väga hästi seda, et kuidas mul vanemad küsisid siis, et mis sa nagu sünnipäevaks tahad, on ju. Ma ütlesin, et kolbe. Siis nad siiamaani naeravad, et üks laps tahtis õmblusasinat ja teine tahtis kolbe. Et see üks jah, et kolvid olid mul nagu sünnipäeva kingitus, on ju. Niimoodi kuulata siis arvaks, et üks oli tütar ja teine oli poeg, aga tegelikult üks oli isegi ei olnud otseselt nagu tütar, vaid oli nagu venna naine, on ju, aga meil on nagu väga lähestikku sünnipäevad ja siis oligi see, et nagu mis siis keegi nagu soovib, et noh, millega siis nagu aidata saab, on ju. Tahaks kolbe. Sest noh, nad ütlesid mulle tihti peale, et nagu, et ma ei saa aru, kust kohast su see tund on või miks või, sest et mul ei ole perekonnas tegelikult mitte kedagi sellist, kes oleks nagu autodest niimoodi huvitatud või et mul oleks see kuskilt nagu niimoodi tulnud, on ju, et noh, mul jah, vend umbes kunagi ikka nagu natuke tuunis, aga ta on rohkem muusikat ja velge, aga ütleme, et siukest just nagu motosporti kui sellist ei olnud nagu mitte kuskil. No aga ikka just see üleskasvu keskkond siis ikka nii palju mõjutab. Kindlasti mõjutab jah. Ütleme, et see nagu, noh, see seltskond oli nagu, noh, see oli lahe ja see, ütleme, see kõik see ühtehoidvus ja kõik selline see, noh, liiga muidugi äge ju õhtuti kuskil salaja kokku saada, et see oli nagu põnev selline ja kuidagi autod on jah, autod isegi enne seda mind nagu paelusid. Mul nagu ma olen nagu indiviidi neid võtnud kõiki, on ju, et samamoodi enda praegusi ka ja noh, ma ei tea. See siukene jah. Ma lihtsalt, ma ei tea, kust see tuli ja mu vanemad arvavad siiamaani, nemad aru ei saa, kust see tuli. Algselt nad väga ei toetanud ka seda, et umbes, et neiu, et miks naisterahvas siukse asjaga tegelema peab ja et aga ei, nüüd nad juba elavad kaasa. Aga vaatama ei taha tulla. No miks? Ema ütleb, et tema ei taha vaadata, kui ta laps nii kiiresti sõidab. Ei ole nii hullu midagi. Tegelikult ei ole jah, et tegelikult on ju Drag on üks turvalisemaid, arvestades nagu seda turvalisuse poolt ja seda kõike, et No jah, sellega on see ka, et see on ju faktiliselt isegi on see tõestatav, et meil Eesti kiirenduse ajaloos on avariisi olnud vähem kui Eestis ühel keskmisel rallil. Tõsi. Ja isegi neid üle katuse käimise avariis. Just, neid suuremaid on ju olnud, ütleme, et oligi Olts, on ju, siis oli see Leedukas, siis oli Joosepjärv. Mutu oli ennem ja siis oli... Ja Mutu ka oli, ja just, et tegelikult on nagu ikkagi väga, väga vähe. Sest et oligi, Leedukas oli vist see, kes kõige rohkem sai nagu ise liiga. Ja, tal oli käsi jäänud minu teada auto ja katuse vahele. Aga see on puhtalt enda tegemata töö nagu enda ohutusasjade kohal. Tal oli vist äkki minu arust, tal ei olnud ka otseselt räägipuur, kas tal oli minu arust äkki mingi rallipuur või? Ausalt ei mäleta. Too aeg vaata oli see niukene, et ei olnud otseselt. See oli täpselt see aeg ka, kui mina hakkasin just aktiivsemalt seal seda maailma jälle vaatama ja uuesti nagu sinna kiirenduse maailma elama. Ma olin seal võistlusel kohal, mul üks semu sõitis driftikaga see sama võistlus. Ja siis kuulsid ja silmanurks nägid, kuidas see seal kuker pallitas.
ja selle öeldakse siiamaani, et see püstak, mis tal küljest lendas, et see pidevad siiamaani Haapsalu metsas kuskil olema. täitsa võimalik. Minu meelest Joosepi Joosepi oma ka, eks nad seal koos hängivad, las need jupid. Üks sama koht, kuhu neid nagu kisub, on ju. Jah, mõlemad läksid samal poole ka, vaata. Jah, just, vasakule. See on jah, mis me neist halbast asjast ikka räägime. Muidugi. Aga siis, kui 2017, kui sa Mammu sõitma said, oli see, see on ju alati tegelikult see, et ükskõik kui hästi sa ehitad, siis mingisugused sünnivead või mingid väiksed asjad on ikka, et Neid hakkab tulema. Kuidas see 2017 hooaeg oli? 2017 hooaeg oli päris naljakas selles mõttes, et mõtlesime, et et tavalise rehviga ikka kannatasid, siis me ei saanud isegi tänaval sõidetud sellega, on ju. Siis ma ei tea, mis meie ajukoljus toimus, aga me ostsime mingisugused kasutatud rinkarehvid. No. See on juba plastmass niikuinii, on ju. Ma ei tea, ta oli natuke parem kui nagu tavaline suverehv, on ju. Ja siis panime selle 15 oli ratta sinna alla. Mäletan seda, et me lasime rehvirõhu mingi olematu peale. Siis lainapis hakkasin keerama. Siis ma mäletan, kes see mu kus küsis, et ütles, et tüdruk, et nagu, kas see pealt maa ei tule sul juba või? Ma mingi, ma ei tea, vaata. Et äkki ikka ei tule ja sõitsingi niimoodi. Praegu ma mõtlen, et täiesti ogar. Esiteks rinkarehv ei ole mõeldud mingi 0,6 rehvi rõhuga nagu Vuusier, on ju. Mõtled, et äkki ikka peab paremini, et muidu üldse ei pea. Aga pidas nii hästi, et suutsin oma tollaegse esimese käigu kastidest saepuruks sõita nagu. Et niisugune 2,5 starti ja ta oli nagu Aklia masinast läbi käinud. Aga ta oli see F20 Opeli kast, mis oli tegelikult mitte nüüd kõige nõrgem kast, aga ikkagi juba nagu väga nõrk selle jaoks, et ta suud tavalise rehviga lõhkuda. Ma mõtlesin nüüd siinkohal tegelikult võiks igaks selle ära mainida, et need, kes ei ole teadlikud, ühesõnaga, et Mammu on siis sinu praeguse auto juudnimi, tellitusnimi. Just. Ja see on esiveoline auto just. Jah, esiveoline Opel Vectra. Jah, et kuna sa rääkisid, et rehvi rõhk oli madal ja hakkasid keerama, et need, kes ei tea, et need, kes on nagu asjas sees, need teevad väga hästi seda, on ju. Aga et igaks juhuks nagu selgitaks selle ära. Aga siis tegid kasti katki. Ja siis mõtlesin, et kuule, et kui ma sellises olukorras kasti katki teen, et mul on vaja ikkagi seda rariteetset F28 kasti. Vaatasime, me olime isegi peaaegu nõus sõitma Saksamaale järgi, et üks kast seal oli. Sest et üks. Sest et see võistlus oli, järgmine võistlus oli juba nagu nii tulemas, on ju. Aga nagu lõpuks kuidagi pani mingi kuulutuse, siis Elikari kaudu tuli siis see minu praegune F28 kast, siis see kõige tugevam Opeli 6-käiguline manuaalkast. Ja siis ta ütles, et ta oli vist mingi rallikrossi auto all, aga rallikrossist ülekanded kuidagi ei sobinud, et sain nagu siis sai tellitud sinna see Quaife Differ sisse, on ju. Siis oli juba nagu natukene toredam sõita, on ju. Et muidugi siis tuli juba jällegi talv peale. Siis mõtlesime, et selliste rehvide siukse pulliga edasi minna ei saa, on ju. Ja tellisin siis endale oma esimesed Vuusierid, ehk siis nagu spetsiaal ikkagi rehvid. Ja seoses sellega sai ka lastud teha endale tugevdatud ja karastatud poolteljed. Kaur siis või? Jah, Kaur tegi. Ja see kombo nagu toimis hästi. Muidugi siis hakkas ju tiivade laiaks ehitamine. Et sai venitatud oma mingi 20 senti. Mina ütlesin, et mina neid kaari peale ei taha, ma tahan, et oleks ilusti nagu väliselt ka ilus. Et ma nagu üritasin alati seda, et välimust ka nagu oleks. Ja kõigest, aga mis nagu emotsiooni tekitas see tiibade nagu suuremaks tegema, et auto oli ju tegelikult alles natukene aega tagasi ju keretööd läbinud, ilusti ära värvitud ja tehtud, et oli kahju ka natuke hakata kohe saagima ja lõhkuma või? Nagu ma olen, nagu väike rott selle koha pealt, ma kogun igasuguseid asju, siis ega ma ju neid originaaltiibasid ei lõikanud. Selleks sai ostetud B-varuosa tiivad, et nad on nagunii kunagi ei tea, vaata poolkõverad, et ei ole kahju lõigata. Ja siis sai hakata lõikama. Ja lõikasime ja venitasime laiaks ja pahteldasime ära ja kiletasime ära ja sai nagu päris äge. Selles suhtes nagu väike Amster otse vaatas selline, et hoopis midagi muud. Et
siis sai juba hakata nagu päris asju tegema, aga noh, siis muidugi sai natuke jõudu juurde panna, siis mul andsid pihustid saba, siis tekkis mingi hüdrolukk, on ju. Ühesõnaga mul nagu seda mitu kaanetihendeid läks sealt mul vahelt, on ju. Selle tetoga ja asjadega. Rutjal vist läks isegi jaa, Rutjal oli ka juba jah, Rutjal oli see lugu, et kuna see Rutja oli ju pool kruusavõistlus, on ju, siis oli ju, ma ütlesin poistele, et pange mootori katte peale. Rihmakatte siis. Või rihmakatte jah, mootori rihmakatte peale. Et siin on nagu väga kahtlane see süsteem, on ju. Ja ei noh, ühe sõidu tegin ära, seda polnud ikkagi peal ja siis oligi äkki teine start või. Ja ikka ei olnud seda rihmakatet peal. Ja siis sõitsin, järsku tundsin kas tõnk läbi ja omamoodi panin siduri alla, vaatasin, autos oli välja. Noh, hooga siis veeresin sinna nurga taha ära, vaatasin see metsa tagant, on ju. Ja siis üritan käivitada, no täiesti tühja, no lihtsalt mitte midagi. Selle metsanurga tagu veeremisega mul on lihtsalt see meeles, kuidas ma sinna külge sisse läksin. Jaa, sest et minu arust mul oli veel see teema ka, et ma üritasin kedagi kätte saada tiimist, mitte keegi telefoni vastu, sina minu arust sõitsidki enda autoga mööda tookord. Ma seal mingi, ma ei tööta enam, katki läks vist, on ju. Sest oligi, siis ma sõitsin kuhugi, nägin mingit kohtunik, ma ütlesin ka, kulge, et üks nagu ammu seda otsas seisab ootab, mitte kedagi ei ole, vaata. Ma ei teadnudki. Ja sealt ei olnud ju näha, see oli metsa taga. Ma huvitav, et mind keegi otsima ei hakanud mu enda tiimis, sellepärast ma mingi kadunud olin, on ju. Aitäh, sõbrad. Aitäh teile. Aga siis oli see lugu, et pahandust tegigi kivi. Rihma tõstis kas 2 või 3 hammast. Tõstis nagu üle. Ta käis täpselt niimoodi alt läbi, et noh, rihma peal oli kivijälg nagu näha. Ja sellega siis läks klapid pähe, noh. Aga noh, alguses oli nagu ikka nagu natuke kurb ja, aga siis õhtu otsa kurvestasid ja siis hommikul mõtlesid, okei, mis seal ikka on. Lähen vaata, mis seal on siis. Hakkab otsast pihta. See on tegelikult, olgem ausad, ega see motosport on teistpidi on nagu see teine osa sellest spordist ongi see garaažisport, noh. Et see on vahest nagu Seda on palju rohkem ja palju nagu raskem vaimselt ja füüsiliselt, eriti kui me räägime nendest viimastest ponnistustest auto valmis saada. Ja kõige hullem ongi see, kui on sul etappide vahe on sul mingi nädal aega näiteks, on ju, et sa ei taha ju, selle pärast ma nüüd ei saa minna elu ees punnitada, on ju. Et see elu ees punnitamine oli mul see ka, et ma olin vahepeal puhtalt tatra dieedil, sest et lihtsalt raha süüa ja osta. Kõik, mis läks, kõik läks sinna. Ja siis, kui mõni sõber vahest siirusest nagu friikab rae tuli, siis ta oli nagu kuningas. Hea tunne oli. Sai midagi muud vahelduseks süüa, on ju. Aitäh, armuline peremees. Või keegi tuli mingi Mäki purksidega umbes garaaži. Yes. Väga tore, on ju. Et jah, siis ütleme, et üks Tartu võistlus oli ka minu arust, kus sina ka sõitsid, me olime mõlemad, minul oli puustkatt ja sinul vist kees ja meil olid mingid mõlemad nagu... See oli 2018 see oli 2018 juba ja siis me olime mõlemad nagu sandikustid ja siis mul oli see puustkatt. Ja siis ütleme, et see 2018 oligi juba selline, kus ma hakkasin nagu autot, nagu hakkas väga veel paremaks asi nagu minema. Et Joosep hakkas mul tuuneriks, andis päris palju nõuandeid, ütles, et näed, selle koha peal on sul umbes see lugu, et selleks on vaja teha seda umbes, on ju, et andis mul nagu nõu, siis mis ta nagu ütles, seda ma nagu tegin. Auto hakkas nagu hoopis teise häälega käima, hoopis nagu paremini. Ja siis hakkas juba natuke nagu ajamoodi asju ka tulema ja ütleme, et neid kaanetihendeid enam ei lendanud niimoodi, sest et kvantsid ja asjad, noh, kaanetihendid said paksemad ja kõik sai juba nagu, noh, mulle ma ei olnud kuulnud too aeg, ma ei teadnud, mis tähendab mingid asjad, on ju. Aga vahepeal oli see ju ka, et kas oligi äkki see mingisuguse pihustite teema ja kas nende pihustitest oligi see, mul oli ju auto hüdrolukku ja noh, me arvame, et selle hüdrolukuga lõhkus ära veel vända. See on täitsa võimalik, sest et tavaliselt, no hüdrolukk on ju see, et sul see tekib ju tavaliselt sellest, et pihust jääb lahti. Ja just, jookseb küte. Silinder jookseb vedelikku täis ja nii kui seda üritakse kokku suruda, siis sa ei suru teda mingist hetkest enam, siis mingid asjad hakkavad kõikki minema. Täpselt nii oligi. Oota, kas aga selle Ventoliga on mitte see asi, et sa sõitsid ja mingisugune nagu kolin oli ja pärast alles avastasid? Jaa, ma kuulsin nagu kogu aeg mingit kõrinat nagu kõrin ja kolin või siukene oli nagu all otsas, on ju. Mõtlesime, et noh, et
võib-olla on tõesti nendest, kõik ütlevad, no äkki siduri need leevendusvedrud ja asjad, Mm. ma mingi, et no võib-olla on jah. Aga noh, kui ma seda autot ehitama hakkasin, siis ma mäletan, Kiva ütles mulle alati, et ütles mulle alguses, et kindlasti tee endale see kirdelpleit nagu. Mhm. Et just rida 4-le, et see nagu Ja, et plokki tugevdada. just. Et ma arvan, et võib-olla ikka see äkki päästis mind sellel hetkel nagu, et võib-olla oleks kõik seal sodiks olnud. Jah, pärast oleks muidu lükanud lihtsalt selle Jah. välli niimoodi koos kartuliga alla vaata. Täpselt. Et ja siis ma ei mäleta, mis pärast me üldse tookord selle mootori lahti võtsime, kui me seda see oligi seesama kord minu arust peale rutjat. Jah, rutjaks ju, et käisid klapid ju pähe ka, onju. Mhm. Ja siis me võtsime mootori lahti, võtsime nagu õlipanni alt ära, vaatame, et noh, täpselt nagu vänt on nagu keskelt pooleks, onju. Suur nagu mõrad, noh, ikka pooleks, noh. Ja kui ma ta nagu lahti lasin, nii ta sinna kukkus kõik, onju. Siis mõtlesime, okei, onju, siis vaatasime, et siis oli ta juba ära lõhkunud, ütleme, pool loki mingid keermed ja asjad. See oli ühesõnaga, ta oli midagi totaalselt ära lõhkunud seal niimoodi, et ma pidin ka plokki hakkama otsima. Ja siis saigi plokki hakata otsima, see oli ka päris keeruline, selleks ma ostsin isegi minu arust Tallinnast mingi mitmest, ühesõnaga terve hunniku kasti täis mingit X asju sain, no pooli mul seal muidugi vaja läinud, eks mulle seda plokki vänta oli ka vaja rohkem. Ja Vantwell on täitsa selle mootori originaaltükk, et see muidu nagu, kui mingit happeningu pole, siis seda jõudu ennast kannatab ilusti. Jaa, selles suhtes, et ma tean seda, et Soomes peaks olema üks Ascona, mis sõidab, kas tal on mingi 900 pluss jõudu kindlalt selle XE vändaga. Okay. Et ma tean seda, et talle saab ka seda sepisvänta ka, onju, et aga siiamaani ei ole nagu sellega muret olnud, siis ei ole nagu patset vaata. Äkki siis ikkast tehasest on ka juba mingi sepisvänt või siuke? XL ei ole, vaata, muidu on Opelil on ka, ütleme, väga sarnane mootor, on LED-mootor, mis on siis nagu tehase turbokas. Et aga tehase turbokas näiteks, ütleme paljud, et miks sa umbes letikolbidega ei ehitanud, ma ütlesin, aga letikolb tegelikult kannatab 500 jõudu. Ta on küll tehase turbokas, onju, et aga see see on tegelikult veel rohkem budget. Täpselt, et ja samas näiteks öeldakse ka, et mul on ju ka, ütleme, vabalt hingava gaas, onju. Ja ta on nukad, onju. Et see pidi just olema nagu pluss sellele asjale, mis nagu ongi. Et niisugune muidu see tehase turbokast mõttetult kallis ja mitte midagi saada ei ole, onju, et lihtsalt odavam on osta see sepis sisu sinna. Et aga siis otsime uut plokki ja mingi vaheliselt selle ploki puurimisega oli mingi jama, keegi tõmbas, üks puurija tõmbas kogemata midagi seal valesse mõõtu ja see plokk jäi sinna nurka ja siis me hakkasime uut plokki otsima ja ta ei ole ju saada, onju. Ja siis, aga Tartust üks ka, kes on ühe Opel Tigra ehitanud, üks noormees, tema ütles, et XEV plokk on põhimõtteliselt sama, mis XE plokk. Ja panimegi siis, võtsingi, tõin siis selle XEV plokki koju, onju. Ja aga oligi see, et kui kolvid sisse panin, siis kolvid olid üle ploki ääre, onju. No siis oli see, et mingi okei, et hakkame siis kolbe treima. Seal see peaaegu oligi. Hakkasime kolbe treima ja kõik, aga lõpuks ütleme, et see kombo, mis sai siis tehtud, püsib siiamaani. Okei, jah, kaanes ma olen nüüd klapivedrusid ja vähe siukseid kangemaid asju pannud sinna. No aga see on tuuning, mitte remont. Just. Ja tegelikult nüüdseks on ta ju mul ikkagi aastaid juba ka koos püsinud. Ta ju nüüd teeb veel rohkem jõudu. Nüüd ta teeb veel rohkem jõudu ja nüüd viimane düno oli Rummu düno, käisin nüüd see sügis, oli 482 kilovatti Rummust ja mingi 900 midagi Newtonit. Tegelikult see on väga edev. Just, väike mahlapakike on ju. Aga muidugi vahepeal ma olen ka ju turbo, võtsin juba uue turbo ja uus kolle sai ka too aeg tehtud ja sisselaske kolle ja et neid sai nagu ikkagi kaasa aidatud, sest et need jäid kõik nagu ütleme, nad ei andnud lihtsalt rohkem jõudu teha. Et aga Precisioni turbo ja minul on see nagu väga hästi teeninud, et arvatavasti see Precision ongi see, mis seda väänet niimoodi nagu... Ja, Precision on ju teada tuntud nagu, eriti just nagu väikstel mootoritel või need väiksema kombo jaoks ongi see, et ta suudab väga mõnusalt madalalt ärgata. Madal ärkamine. Jah, sest et see Olset hakkas mul, kuna homme jah. Aga Olsetiga oli vaata see tore lugu, et
odav turbo on ju, mis iganes on ju, käib seal mõni klapp läbi, vahet ei ole, on ju mingi tükk või mis iganes. Ja täpselt. Selle puhul on ikka niimoodi, et ikka, et päris nii väga ei tahaks, on ju. Et aga muidu on ta väga truult mind teeninud. Aga see osa on nagu hea, aga nüüd see on minu subjektiivne arvamus, aga see kõige suurem murekoht nüüd see Valepidi on ju. esivedu, vaata. Et see on ju tegelikult ka ju omaette siukseid teekonna kivisi tekitanud ju. Jah, ongi, aga vaata, kui ma oleks nagu lihtsama vastupanu teed läinud, siis ma ei oleks ju Opelitki ehitama hakanud, on ju. Et ma olen lihtsalt nagu, ma olen terve elu on siuke tagurpidi ants, Et kui ma nagu endale midagi pähe võtan, on ju, siis ma tahan nagu millegiga midagi saavutada, on ju, et ja need tagasilööke on siin igasuguseid, vahest on küll tunne niimoodi, et ma lõikan kõik välja, ma lihtsalt istutan selle taha, on ju, et ta aitab või et ma teen midagi juurde, on ju, et aga Opeli, ütleme, enda sillasüsteem on tegelikult nagu niivõrd, vahepeal ma kunagi alguses ma natuke mõtlesin, et äkki ma ikkagi teen nelikuks, on ju. Vahepeal oli mõtet võib-olla mingi Audi 4 sinna alla ehitada, on ju. Siis mõtlesin, et tegelikult kui ma tahaks veel kuskil edasi arendada, siis 4 hakkab mingist hetkest ju ikkagi nagu pidurdama, on ju. Siis vahepeal mõtlesin, et ei, et sama kere, et teen tagaveoliseks, on ju, et lihtsalt jumala äge, on ju, et tegelikult esiveoline auto toodetud, on ju, mina teen ta tagaveoliseks. Ja siis, aga siis mul nagu kuidagi nagu midagi nagu järjest paranes ja kõik ja siis mul hakkas tekkima see puht siukene nagu füüsikaga võitlemine nii nimetatud, on ju, et mujal ju saavad, on ju, et miks mina ei saa. Aga muidugi üritad seda teha, üritad toda teha umbes, üks asi teeb hullemaks, siis hakka jälle otsast pihta umbes, on ju, et vahepeal on küll siuke tunne, et ei taha, aga ma ei jäta enne seda, kui ma enne oma selle kindla numbri kätte saan, nagu vähemalt selle 10-8-3 alistatud. Okay, ja praegu parimaks on sul? 11-2. 11-2. Ei, 11-1, 11-2. Issand jumal. 11-2 vist äkki oli üks. Ma tean, et Karlssoniga ma sõitsin tookord ja see oli ikka üliäge sõit nagu. Temaga mulle meeldis alati sõites, ta pani mind alati väga kiiresti liigutama ennast. Selline nagu tagaajamise, tookord ei olnudki isegi tagaajamise hetk, me olime täiesti kõrvuti. Jah, sest see 0-3, see on tegelikult... Jah, tema oli 11-2, tema oli 11-1 midagi, mina olin 11-2-0 või? Vaat niimoodi oligi. Et ma olin nagu suht niimoodi nipa-napa, et mis nagu sai. Milles see 10-8-3? See on Eesti esiveolise rekord, mis on tegelikult ju ülikaua püsinud. See ongi sellepärast püsinud, et väga palju siukest napakaid ei ole, on ju. Nagu mina ja Joel, on ju. See on Šabalini sõidetud. Jah. See on tõesti väga-väga kaua püsinud. See on väga kaua püsinud, jah. Et nojah, ei ole vaata keegi seda peale, nagu kui me nüüd käisime eelmine aasta Maltal, on ju, sügisel, siis seal on nagu täielik esiveoliste paradiis, on ju. Nad lihtsalt ja nad sõidavad nii kuradi kiiresti. Et siis mõtled nagu, kuidas ma nii loll olen või miks ma hakkama ei saa. Aga Joelil pole sinna enam palju minna. Ja, Joelil ei palju minna. Joel muidugi hakkas vaata õigest otsast pihta. Ma lihtsalt tegin ju midagi. Et nüüd ma olen nagu hästi palju muutnud kõik võimalikke asju proovinud. Joelil ongi see, et Joel hakkas kohe algusest nagu tegema niimoodi, et nagu sinna poole püüelda, on ju. Hästi tagumise otsas kõik lõikas ühjaks, mina vaata ju ei olnud nõus sinna keresse isegi relakat mitte näitama, on ju. Et mul oli algselt ju tegelikult ju paak üldse pagasnikus, on ju. Et mis on tegelikult ju suur paak suhteliselt, sest ma mõtlesin, äkki ma tahan ikka täna veel rallida, vaata natukene. Ja tagumise otsa peal see raskus ei ole esiveolisele. Eelmine aasta ma tõin lõpus kõik ette, paak on nina peal, kõik on nina peal, akud, kõik jutud, kõik on ette toodud. Aku on taga küll, aga väike aku nüüdseks. Muidu oli see kõik see pumbajaam ja kõik see suur oli pagasnikus mul on ju. Et aga ja nüüdseks on mul ka ootavad Gusto mõõtsad, mida saab nüüd regullida. Et äkki ikka saab seda, mis ma tahan. Kui ma tahan, võib-olla siis ma lähen ära pensionile. Ja. Ei, mina usun. Ei, ma ka ei usu. Olemas olema nagunii, et see on nagu väga raske on sellest loobuda, sellest elust.
aga mis siis saab, kui nüüd Joel sõidab selle 10.8.2 nagu üle, et kas siis sinu jaoks jääb ikka see 10.8 selleks eesmärgiks või? Tegelikult ikka minu eesmärk on ikkagi Eesti kiirem esiveeline olla, onju, aga kui Joel seda teeb, loomulikult mul on jumala hea meel, mul on ülihea, ma olin, kui ta seda 10.9 sõitis, see oli nagu mingi, et ma ei ole selline, et mingi, mina tahtsin vaata, et ei ole, et see on nagu lahe. Ja siis pussime kahekesi üksteisest üle, see vähemalt on nagu mingisugune nagu selline motivatsioon, et nagu sinna ikka kiiremaks saada. Plus siis on see ka, et kui see kogu aeg see üksteise üle sõitmine käib, siis ei teki seda pensionile mineku mõtet ka veel vaata, et on eesmärk ees kogu aeg ikkagi. Et siis eks siis ootame neid 9 seal lõpuks. Ja, aga ei tea, võib-olla rada kõik võib-olla saab meil kõik nii hea ja võib-olla, ma ei tea, võib-olla lähevad veel suuremad rullid kunagi mulle sinna ette alla, teeme veel laiemaks tiivad, onju, et aga ma praegu esialgu üritaks enda selle praeguse selle setiga saada seda, sest tegelikult on see võimalik. Et lihtsalt ongi see, et Eestis on nagu seda etappe on niivõrd vähe, et ja ütleme, et niisama testida kuskil on keeruline, onju. Ja siis eriti minul, meil siin lõunaeestlastel, kellel on lihtsalt, ütleme, see Haapsallu trip on päris pikk trip, onju. Puhas sõiduaega sinna juba Tartust. Just, 3 tundi tuled treilaga, onju. 3 tundi sinna, 3 tundi tagasi, onju, siis teed seal oma mõned triibud, onju. Jah, ma olen sama ajaga jõudnud siit Kiltsile sõita, laiali lasta juba tagasi ka tulla. Et saaks nagu kuskil just nagu ütleme rohkem katsetada, sest tegelikult minul on nagu kogu aeg see, et minu katsetamine või nagu testimine hakkab jälle rajal, onju. Ehk siis võistluste, kas siis testipäeval või päev enne võistlusi või õhtul, onju, aga see on jällegi mõni start, onju. Et siis sa saad teha, või siis on ka see, et kui sa näiteks muudad endal autol midagi, näiteks nagu ma seekord sai tehtud, et kui mul muidu oli nagu käiguvahetus tuli oli pöörde pealt, onju, siis nüüd me mõtlesime, et me tegime ju ka selle, et tagarattas mul loeb ju kiirust, et nagu see, et nagu kiiruse järgi tuli lööb mul nagu põlema, onju. See on samamoodi, see tuli teeb seal vahepeal, kurat, mida ma tunnen, et auto nagu et vara veel käiku vahetada, siis see ongi see täpselt, kus sul on vaja sõita, et kas juurde panna, maha võtta, juurde, kuhu iganes seda, onju. Et ja muidugi see aasta oli igasuguseid muid vigureid mul seal üllatusi, onju, et mitte küll väga halb üllatus, aga enda laiskus, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt poolvigase autoga tuled ikkagi rajale, siis ise loll, onju. Aga ma ei teadnud sellist, see oligi see rõhukadu oli mul nagu, et seda ma ei saanud kodus garaažis kuidagi teada, onju. Tegid nagu esmased hooldused ära ja siis... Eks tehnikaspordis lõpuks ongi see, et kõik, mis kulub, kõik, mis sa kasutad ja töötab, see kulub ka. Ja kõik, mis ei kulu, see venib, onju. Aga mis tunne üldse on nagu naisena olla siukses meeste motospordi maailmas? Ma nagu eriline tegelikult. Tegelikult on ikkagi eriline ja nagu mõnus on, sest et meestega on lihtsam asju ajada mingis mõttes nagu, et tegelikult ei ole nagu olnud otseselt mingit sellist jalasaagimist või mingit siukest, või on see lihtsalt motospordis selline ala, et minust, kui sa vaatad mingit naiste värki kuskil, siis kuskil käib alati mingi saagimine, et meestega ja motospordis seda nagu on vähe. Aga seda ei ole, et nagu, et mis sa neiuke siin ikka teed, et... Ei ole olnud. Sellel, ütleme, et ei ole olnud, keegi ei ole kunagi mulle nagu niimoodi öelnud, just nagu ütleme, kes ise selle alaga tegelevad, kõik on nagu mingid, just, et väga äge ja lase minna ja et ära püssi põõsasse viska, et küll kõik läheb hästi ja alati on ikkagi aidatud ja mis iganes asjadega. Et mulle, võib-olla see on ka üks põhjus, miks ma olen selle asja juurde nii kauaks jäänud. Et see seltskond ja see, ütleme, see kommuun selline, eks ikka on vahest ikka mõned tilgad on, tõrvad tilgad kuskil, aga seda on iga, aga üldiselt on ikkagi kõik nagu väga meeldiv. Okay.
Ja pigem, ühesõnaga, et pigem aidatakse, kui laidatakse. Jaa, täpselt. No eks seda ikka öeldakse, no kuule, kuna sa ikka õiget pidi sõitma hakkad, onju. Ja noh, seda ma saan ikka, aga noh, nad on varsti lõpuks juba aru saanud, et vist ei ole, et ei hakka kunagi vist. Ei, võib-olla hakkan kunagi, aga sellisel juhul ma teen juba täiesti nullist. No, Ja täiesti toruraamil asja, et noh, siis kui mammu oli su esimene auto, siis ma just. kujutan ette, et nagu, et isegi, noh, toomegi näitena, et võtaks otsuse vastu, et nüüd tahaks midagi teist ehitada. Et ma kujutan juba ette, et sa ei suudakski seda teha, et sa viid ta Joelile või kuskil mujal, et saa nüüd põhi alt ära, onju. Et veel vähem ise seda teha, onju. Jah, vot ma ei tea enam, ma nüüdseks olen natuke sellest lahti lasknud, onju, et ma nagu võib-olla noh, ma ideaalis tegelikult tahaksingi üldsegi ju sellist asja, et ma võetaksegi see põhi, et jäetakse ainult see kest, onju. Et see sama kest läheb siis nagu toru peale, onju. Et see, et samas jääb ta ikkagi nagu minuga. Ja siis on Ja või siis on see variant, et jääb tema sellisena, nagu ta on. Ja teen lihtsalt, ütleme, samasuguse uue. tuleb kasuda talle juurde. Täpselt. Et tema jääb oma esiveolise selliseks, nagu ta on ja siis lihtsalt tuleb jah, uus kasude. Samamoodi valge või mis iganes. Seekord valge ja roosa vahetad ära. Ja siis on kurat, nii kõva Liisa viige roosaks. Aga mis üldse su edasised plaanid on? Nagu kiirendusega üleüldiselt, et sulle see 10-8 nagu eesmärk on ju, noh, eeldatavasti me näeme, praegu meil on 6. aprill, see osa umbes augusti lõpus tuleb Võiks tulla, eetrisse, jah. augusti lõpp, septembri algus võiks see umbes eetris olla. Selleks hetkeks võib-olla Joel on juba seda 10-8 liigutanud, Jah. et Äkki ise olen ka sinna jõudnud. jaa, aga et mis need enda nagu eesmärgid ja tulevikuplaanid on? No minul praegu ongi ikkagi see, et ma saaksin enda oma selle numbri kätte ja siis sealt edasi minna. Tegelikult võiks ikkagi pushida nii palju, kui Eestis selle esiveolisega võimalik on. See oleks nagu lahe. Ja rohkem võiks ka tulla selliseid natuke, neid tagurpidi antse, vaata. Aga rohkem edasi ma ei oskagi nagu praegu mõelda, et kui tõesti viskab üle, siis tuleb hakata tegema midagi Saab päris. alati Sipulile mehaanikuks minna. Ei jaa, selles suhtes, et ära ma ei kao nagunii, isegi kui ma võib-olla mingi hetk ei sõida näiteks, siis kas ma olen taas korralduses või ma olen mis iganes, ma võin ka vabalt kohtunikuks minna õppima. Mida iganes, kindlasti on see, et see on ala, mille arendamisest ja millest rääkimisest ja asjast ma nagu loobuda ei taha. Nagu selles ütles, on elustiil. See on elustiil, jah. Et see on juba tegelikult on ikkagi nagu väga palju 21 aastat. Ma olin ikka noor ja ilus siis. Ma olin ikka väga noor siis, kui ma selle juurde nagu sattusin, ja ei ole plaanis ära minna. Seda on hea kuulda. Jah, ei ole. Aga kas sa julgustaksid ka teisi naisi tulema proovima sõitma? Muidugi, alguses võib alustada mis iganes. Näiteks mina alustasin ka ju tegelikult, keskmised kiirema tänavaautoga, onju. Et aga jaa, aga olgem ausad, tänapäeva tänavaautod on, kui me võtame 20 aastat tagasi, siis nad on isegi sellest keskmisest kiirest autost juba kiiremad. Just. Et tegelikult ju meil on ju nii palju neid klasse, millest saaks ju alustada, onju, et see on nagu jumala äge, kui rohkem naisi sõidaks. Et meil on tegelikult nagu vähe on käinud. Marja Salumets on vana sõitja, onju, tema ei ole muidugi aastaid enam juba sõitnud, aga tema oli üks lahe sõit ja siis tegelikult mõni naine on vahest läbi käinud, on autode koha pealt, ma just mõtlen, et on see Eeva oli, aga ta sõitis Street A-klassi minu arust enda Bemmiga, et mõned naised on ikka käinud. Ja siis Karoli oli ju ka. Ja Maria Lutsar. Ja muidugi veel üks lahe naine ka, Mare Erich oli ka meil ju. Me possisime koos Street A-s kunagi. Temal oli minu arust Evo Ralliart või mis tal oli see Mitsubishi. Et tema oli ka, nagu kihvt on, kui on nagu neid naisi ka. Jah, ja need, kes ei ole alaga kursis, siis isegi tsiklitega meil on viimase paari aasta jooksul olnud 2 naissõitjat tsiklitel. Ja siis Karit ja
mulle väga tal teise nimi ei meenu. Ta vist oli väga lühikest aega ka minu ta teada. sõitis ikka aasta, Jah, ühe hooaja äkki. 2-3, ta tegelikult ikka sõitis, ta isegi ju Tartu võistlusel kukkus. Ja kukkus jah. Ja nüüd Oliver on väga paha. Ester oli eesnimi, jah. Vist, jah. Ühesõnaga Oliver, ära pahanda. Ära pahanda, paranda. Ja nüüd nagu ikka, kõigilt alati küsin sinult ka, mis on sinu 1-2 kõige eredamat mälestust just Eesti kiirendusega? Esimene asi, mis kohe ette tuleb näiteks. Minul on nagu ütleme, kui võtta selle vana kiirenduse peale, siis minul on üks Haapsalu üritus, kui oli see indiaanlane üritas oma rekaga teha seda show'd. Mul on lihtsalt nii hästi meeles, kui oli südaöö oli juba käes, külm oli ja tribüünid olid rahvast täis, mitte keegi ei läinud kuskile, kõik lihtsalt ootasid seda ühte triipu, on ju. Et see on minu jaoks selline nagu, see on niivõrd vana asi, aga see on mul nagu siiamaani meeles, nagu väga eredalt ja just see, kui palju oli rahvast nagu. Et ja keegi ära läinud. Olenemata sellest, et tõesti oli niimoodi, et varbad külmetasid. Aga enda kõige parem mälestus? Minu enda kõige parem mälestus. Eks need rekordisõidud on mul olnud sellised kõige paremad mälestused, kus mul ikka pisarakakkujad olnud ja sellised, et sa oled üldse meil kõva visistaja kogu aeg. Ma olen tegelikult üldse ei ole, vaata, aga mul on mingi teatud asjad, vaata, kui ma millegi nimel olen hullult palju vaeva näinud, on ju, vaata, ongi paljud tegelikult ei tea ju seda tausta, on ju, kui palju ma nagu olengi vaeva näinud ja kui palju ma olen ohverdanud, on ju. Ja siis, kui sa lõpuks midagi saavutad, on ju, siis see lihtsalt viskab vahest vee välja küll, jah. Ja see paar korda ongi olnud just 2 rekordit, mis ma olengi sõitnud. Aga vahest ei viska ka. Vahest oled lihtsalt õnnelik, on ju. Et see oleneb, aga just, mõtlen. Üks sõit oli mul, aga minust ega see Karlssoniga sõit ongi olnud minu jaoks niisugune kõige sellisem. See oli lihtsalt nagu, kõik läks nagu nii hästi. Ja muidugi kihvt ükskord oleks või poleks, ükskord oleks ka väga hästi läinud, kui ma sõitsin Lauri Sootsiga. Kus ma suutsin lõpuks ometi istuda normilt ja burnout'i teha, et auto istuski koha peal ja keetis, on ju, mida mul ongi just vaat, et ei tiri välja ja mis iganes. Ja see start ja see hüppe ja see kõik oli niivõrd hea, kui arvestas, et Sootsil oli 4, on ju, tegi ta mul kõik hüppe ja siis andis sisemine pool teinud sama. Et kuigi ta üllatavalt vähe on neid mul lõhkunud. Mida rohkem jõudu, mida rohkem pidamist, seda rohkem hakkab. Pidamine ongi see, mis seda kindlasti hakkab. Ma olen varutud teid. No väga. Aga ma arvan, et siinkohal ongi meil hea lõpetada. Eks kindlasti jäi palju rääkimata, aga mis meelde tuleb, saab minna ise kommentaari. Jah, alla. Kõik saavad lugeda. Või siis üks hetk, kui ring on täis, siis saab uuesti. Jah, teeme uue ringi. Jah, täp. Aga väga suur aitäh sulle, et tulid. Aitäh kutsumast. Teile aitäh, et vaatasite. Kui meeldis, likeige. Kui tahate veel samasugust asja näha, kuulda, loomulikult subscribe'ige ja kommentaaridesse kirjutage Ketule midagi head. Nii et täname ja järgmise korrani. Tere! Kuna ma käisin Harri juures podcastil aprillikuus, siis sellest on nii pikka aega möödas ja selle ajaga on nii palju juhtunud, et ta palus, et ma teeksin ühe väikse, ma ei tea, kui väike see tuleb, aga ühe videokese siis meie Rocket Bunny ja Mammu hooajast. Et mul on siin endal väiksed märkmed kirjutatud, sest muidu mul läheb lihtsalt meelest ära. Et alustame nagu ikka, hooaega alustab meil DRF 44 linnavõistlus. Et enne võistlust me nagu suurt väga midagi ei teinud, kui siis panime alla reguleeritavad toruõõtsad, vahetasime õlid ja vedelikud ja käisime sillas tendis. Et esimeste ringide ajal mulle tundus, et auto nagu justkui venib. Ja sisetunne ütles ka, et äkki sidur hakkab väsima, et kuigi logis ei paistnud nagu otseselt midagi.
mõtlesin korra ka, et võib-olla olen vaata liiga elava kujutlusvõimega, nagu ma kipun olema. Ja 2 etapi vahel ehk siis nagu TRF 44 ja Capybara vahel auto juures suurt midagi ei teinud. Et tuli Capybara võistlussõite oli palju, aga rada oli harjumuspäratult libe. Et kuidagi ei tundnud seda 60 feet'i ja tagumine osa sõidust tundus ka veniv. Tunneautos oli minu jaoks nagu, et pauk on puudu. Et Andres ja Viljar Mäesepp olid stardis samal ajal, kui mina siis startisin. Ja Andres pärast mainis mulle, et talle tundus, et justkui mul oleks sidur libisenud, mis andis ka minu sisetundele siis sellise nagu kinnitus sellele. Ja siis enne siis Edra Nationalisi tahtsime ikkagi südamerahuks kindlad olla, et mis selle siduriga siis on ja võtsime kasti alt, et kontrollida. Et pinnad olid sirged, klämp oli korras, aga siduriketas oli nagu õline. Et arvatavasti on see sellest, et catch-can on pisut väike ja ta on sellise koha peal, kus on nagu suhteliselt kerge, kui on seal nagu, võib-olla on meil jäänud nagu õli välja võtmata või mis iganes, et sinna aeg-ajalt ikka koguneb seda möga, et siis ta võib selle välja lüüa ja ta lööb selle põhimõtteliselt, see võib minna sidurikotta. Aga me puhastasime ära siis siduriketta labad atsetooniga, leautasime seal sees ja tegime kõik pinnad puhtaks ja panime kokku tagasi. Ja siis käisime muidugi veel ühe tiiru sillastendis, sest Capybara'l ei õnnestunud kuidagi startida normaalselt ja mõtlesime, et vaatame ka sillaseade üle. Nii. Ja siis meil tuli Edra Nats, just kaua oodatud Edra Nationals. Sõita sai palju, rada oli stikkim juba. Mammu sõitis nagu suhteliselt stabiilselt. Tagaotsas oli ka justkui ramm tagasi. Aga kui õnnestus start, siis ei olnud tagaots ja kui start ei õnnestunud, siis oli justkui tagaotsas kõik hästi, et ta sõitis kogu aeg nagu siukest stabiilset 11-3 sekundit ja see number tüütas mind nagu sitaks ära juba. Aga parim üllatus selle juures oli ikkagi 60 feet'i näol Edra Nationalsil, mis algas 1.7-ga. Tiim sudis salaja morte seal pehmemaks ja see oli nagu üks parimaid üllatusi, sellepärast et me tegelikult oleme aastaid tööd ja vaeva näinud, et seda 60 feet'i parandada. Kuigi vahest isegi tundub, et me võib-olla ei tee midagi, aga tegelikult me teeme kogu aeg midagi, lihtsalt tulemust ei olnud. Vaatame nii. Ja miks mind see 11.3 just nagu eriti marva ja see oligi nagu see, et ma olen sõitnud seda sama aega ka nagu väga palju kehvema 60 feet'iga. Ja siis on mul nagu 60 feet on 1.7, aga aeg on ikkagi nagu sama. Aga siis tuli meil teine uudis, et hakkasime siis vaatama, et tetoklikke on nagu tekkinud logis. Ja küünlaid lähemalt uurides oli näha ka tetotäppe küünla peal ja siuksed väiksed alumiinium täpikesed. Ja kui me vaatasime ka küünla aukudest sisse, siis kolbidel oli näha, et nad on õlised. Aga mootor oli tegelikult ka juba vana. Ta ei olnud ju mul, ma arvan, mingi 7 aastat lahti käinud või? Aga 60 feet'ist oli motivatsioon nii laes, et koju tulles mõtlesime kohe, et teeme selle värskendusremondi ära. Et lahti võttes selgus, et kolvid kepsud on korras, aga ploki silindrid ja olid tünnis. Ja tegelikult oli ka Vändal oli ka pisikene mõra, mida nagu Anti siis teda uurides nagu leidis. Jumal tänatud, et leidis. Et see oli täpselt selline tiksu pomm, ütleme nii. Nii.
mis me siis tegime, vahetasime ära ploki, vända, sinna panime uued saaled, kolvirõngad, pluss siis kõik muu mudru, mis sinna nagu juurde kuulus. Kaanes vahetasime ära tegelikult klapid, juhtpuksid, klapisääred, jihendid ja kõik muu vajaliku, mis ka jällegi sinna juurde kuulub. Et aga päev enne Speedtesti sai meil auto valmis ja jäimegi siis seda night race'i ootama, kus mina olen tahtnud terve enda elu siis nagu sõita, sest et ma olen olnud selle korralduse juures ja ma olen seda alati pealt vaatanud ja et minu jaoks oli nagu see väga, väga oluline, et ma seal kindlasti sõita saaksin. Ja Speedtesti esimene start tegi kohe väga meeldiva üllatuse, et sõitsin kohe kiirema aja ja lõppkiiruse, mis ma senini sellel liberajal siis nagu sõitnud olen. Aga päev oli mega kuum ja tundus, et ka mootor on tavapärasest kuumem. Et ta küll ei keenud, aga ta oli circa 10-15 kraadi kuumem kui varasemalt on olnud. Ja temp tõusis nagu reaalselt harjumuspäraselt mega kiiresti minu jaoks. Et ma olen ju tegelikult temaga ju varem ka mingi tapvas kuumuses sõitnud, et see oli minu jaoks nagu kohe asi, mida ma nagu märkasin. Aga selles suhtes Speedtest oli ju meie mõistes ikkagi edukas, kui me suutsime seal tegelikult sõita kiirema liberaja aja ja kiirema lõppkiiruse, mis ma olen sellel Ülenurme rajal sõitnud. Aga Speedtesti ja Wildcardsi vahel me otsustasime, et me vahetame ikkagi aju ära, kuigi mul oli juba see STQ3+ juba ammu olemas ja plaan oli see juba kevadel teha, aga kuna pidevalt tuli igasuguseid asju vahele, siis see jäi nagu kuidagi ootele. Aga kuna me saime ka esiratta lisaks tagarattale kiirust lugema, siis see oli nagu tractioni jaoks oli juba vaja seda ajuvahetust, sest et MS-il ei olnud, MS-iga ei saa selliseid trikke teha nagu mida saab STQ-ga, just selle tractioni mõttes. Nii. Ja siis kuna me seda aju vahetasime, siis me arvasime, et läks ka jällegi, nagu ütleme, selle Speedtesti ja Wildcardsi vahel läks nagu suhteliselt kiireks ja siis mõtlesime, et mis, vahetame aju ära, et küll aega on, et tõstame selle, et kui keeruline see aju, ütleme selle seade ühest aju teise tõstmine saab olla, aga tegelikult oli veits triki, et ei olnud päris niimoodi, et üks ühele saab ära tõsta. Ja põhimõtteliselt, kui me Wildcardsile jõudsime, siis hakkasime alles vaatama, et kuidas see mammu nagu sõidab. Ja reedel ta ju sõitis kenasti. Ja saime ikkagi, ütleme, Joosepile paar sellist tõmmet ka teha, millega ta oleks saanud nagu reede õhtul tööd teha, et siis laupäevaks seda seadet nagu parandada. Aga kui me läksime laupäeval uuesti sõitma ja paar tõmmet teha, siis auto ei sõitnud enam. Suhteliselt ainult kärisis ja mölises ja ei liikunud üldse, et suht kiiresti sai selgeks, et on tegu küttesüsteemi probleemiga. Ja siis hakkaski pihta meie 2-päevane töölaager. Räägin nagu mingi jutustus siin. Aga okei. Et hakkaski pihta siis, et pihustid maha puhtaks, filtrid maha ka puhtaks ja juba siis oli näha, et filtris oli juba siukseid tükke ja möga ja mingid asju, et see, mis kõik need pihustid siis ikkagi kinni tõmbas. Et pesime ja puhastasime neid korduvalt, Samvel tõi meile isegi uue filtri Tallinnast. Driftimees laenas meile oma pihusteid. Aga see saaga oli tegelikult suht sama kogu aeg, et tegime koha peal ka justkui pihustite stendi, meil oli oma süsteem seal tehtud, et 4 pudelit läks pihustite otsa ja andsime ajustasime siis pihustitele signaali ja mõõtsime siis nagu nende pihustite võrdsust seal nendes pudelites, aga koguste vahe oli reaalselt 100% igal pool, nagu, kui mitte rohkem, see oli nagu niimoodi
niimoodi ja iga kord oli erinev, on ju. Et siis jälle puhastasime, puhkusime, pesime, jälle stendisime, et siis olid lõpuks justkui nagu võrdsed hetkeks, siis me käisime, tegime ühe tõmbe ja hakkas sama pulli otsast pihta. Ja põhimõtteliselt jällegi 100% vahed olid kohe sees pihustitele. Kuna suht kohe tekkis tegelikult ka hirm, et ma olen arvatavasti halba kütet saanud, siis ma liidusin kohe Joeli juurde ja mõtlesin, et küsin tema käest ühe kanku, et ei julge seda enda oma üldse nagu pannagi. Ja põhjus on tegelikult meil senini teadmata, mis seda nagu põhjustada, kas oligi siis see nagu kehv küte või oli see siis kehv kütusevoolikute partii, aga kuigi nad olid ka etanolile selles suhtes mõeldud. Aga seal oli ju mingid musti tükke ja seal oli ka mingit lima või möga või mingit siukest täiesti mingit imelikku asja nagu. Aga sõita ma ei saanudki Wildcarsil põhimõtteliselt, kui siis ainult nii palju, et selle ühe sõidu, mis ma tegin selleks, et lihtsalt nagu aeg kirja saada, eluaeglasem sõit muidugi, sest et meil nagu lootus oli ikkagi, et me saame äkki pühapäevaks asja korda, et äkki ikka pühapäeval saame nagu sõita. Ja siis see pihustite jant, see sama stendimine ja kõik see kestis meil ka laupäeva hilisõhtuni. Ja pühapäeval justkui jälle nagu oleks nagu lubanud, tegime rajaväliselt ühe tõmbe. Ja siis mammu arvas, et okei, et aitab küll, et lasi lahti sumpa või sumpa irdus siis. Ja sellega ta lõikas läbi seal hunniku juhtmeid, kaasa arvatud ka minust lambda juhtmed. Ja siis me mõtlesime, et see oli hetk, kus ma nagu ise ka mõistsin, et ta nagu ei taha sõita, et kaua me teda nagu punnime, et tal on nagu ikkagi võib-olla ka midagi tõsisemat viga, millest me nagu siin kohe aru ei saa. Nii, mis meil siis veel oli? Kui me koju jõudsime, mis me siis tegime? Hakkasime pihta selle jama likvideerimisega. Kõik kütuseturud läksid vahetusse, tulid teflonid, kõik filtrid vahetasime välja, pumbad, asjad, paagi, kõik pesime ära ja sealt koduski tegelikult tuli ju ikka veel seda möga, eriti pumpadest minu arust. Et ühesõnaga kogu süsteem oli mingisuguse jamaga koos nagu. Aga enne No Oil Racingut me avastasime, et autol on kompressioonid ebaühtlased. Kuna meil oli hirm, et me äkki tegime selle kütuse jamaga nagu mootorile liiga, et just nagu kolbidele on ju, et kuigi me käisime ka veel selle vigase mootoriga dünos, uskumatult ma ei mäleta, kas me tõmbasime mingisugune 430 kilovatti selle sandikustiga äkki või, mis lihtsalt uhises ja vihises igalt poolt läbi on ju, et kuigi ta teeb nagu palju rohkem jõudu. Aga arvestades tema seisukorda, siis see oli minu jaoks ikkagi nagu vau. Aga ja siis me avastasimegi, et seda testi tehes, et väljalaska klapid lekivad. Selles suhtes mingis mõttes oli nagu hea meel, et need ei olnud kolvid, need kolvid asjad olid kõik nagu terved. Jah. Et sellest ongi see tekkis, ütleme sellest, et väljalaska klapid lekkisid, sellest tekkis ka siis ütleme see, et miks need kompressioonid olid siis nagu erinevad, on ju. Aga kui enamus plokitööd said meil tehtud ikkagi Kevvai juures, siis ploki tasapind sai tehtud ühes teises kohas, kuna tal sellel hetkel veel nagu ei olnud endal neid pinke kohal. Aga MLS-i tihend vajab tegelikult ju hästi siledat pinda. Ja see pind on mul kehv praegu ja oli ka eelmise hooaja lõpus. Et ja tänu sellele lekkiski siis nagu tihendi vahelt
siis õhku veesärki ja kuna see õhk oli ju mootoris, siis tänu sellele tegelikult see tõstis mootori tempi. Ja siis hakkasid lekkima väljalaskaklapid, kuna gaas sai kõvasti kuuma. Aga mis oli ikka? Vaatasime, et võtsime kõik jälle taas lahti ja tegime korda ja sai need klapid ikkagi, neid klappe sai õnneks veel kasutada ja sai korda teha. Ja siis panime kogu energia nagu ikkagi viimasele võistlusele, ehk siis selle no oil racingule. Et kui me reedel jõudsime, siis nagu ikka sadas vihma. Mõtled küll, et me lähme reedel kohale, et me saame reedel ka veel mitu tundi sõita, aga sadas vihma, aga õnneks ikkagi ühe triibu saime nagu teha. Ja see oli üllatavalt hea selles mõttes, et arvestades nagu ma nagu mingis mõttes eksisin, kuna ma ei tea, kui paljud teist teavad, aga mina ei vaheta ju käiku tegelikult tahoka järgi, ehk siis pöörde järgi. Minul on, siit ei ole küll näha, aga minul on nagu eraldi käiguvahetustuli ja see on siis nagu rattakiiruse pealt. Et ma ikkagi nagu pigem kippusin, ütleme, selle tagumiku tunde järgi pisut varem seda käiku vahetama, aga ta ja sellepärast ei olnud see sõit nagu minu mõistes nagu midagi head, aga tegelikult aeg oli jälle ikkagi mu lemmik 11.3 on ju. Et aga kuna me saime ju need esirattad ka kiirust lugema, siis me saime hakata nagu selle esiotsa tunega nagu päris head tööd tegema. Ja terve võistluse vältel me tegelikult parandasime seda seadet tractioni osas just, et saime esimese otsa lisada tugevalt tegelikult jõudu ja saime hoida kõrget boost'i, on ju, aga samas vajadusel saime ka nagu tegelikult süütega pärssida ka jõudu, on ju. Mis ma veel tahtsin öelda? Mul oli ju tegelikult reede õhtul juba kahtlane tunne selle käigukasti osas, on ju. Et kui juba tegelikult enamus autoga oli nagu ring peale tehtud, et nagu kõik asjad oli üle käidud ja parendatud, siis käimar oli see koht, mis ei ole nagu eriti hoolt saanud, peale õlivahetust ja niisugust asjad, on ju. Ja siis see tunne ütles et käigukast hakkab nagu väsima ja iga sõidulogis oli näha, et käigud lähevad nagu järjest aeglasemalt sisse. Ükskõik, kui hull tunne, mul ei ole, mida ma seal sees raiun, aga käigud lihtsalt lähevad aeglasemalt sisse. Aga mammukene oli selles mõttes vapper, et ta tuli ju järjest 11.3, 11.1, 11.0, et tuli nagu ajas kogu aeg alla ja lõppkiirused olid ka kogu aeg nagu ikkagi suuremad, kui muidu on olnud. Vist oli 215 midagi alguses, siis tuli juba 216, on ju. Ja mis oli nagu tegelikult ka hea asi oli see, et üle pika aja me jõudsime ju Ellikates teise ringi, kuna see viimati juhtus. See alati see, kes esimesena Ellikas välja kukub. Ja siis ma mõtlesin, et kõik on ju nagu järjest paremaks läinud, et kas Ellika teine ring, et nüüd nagu peab tulema, vaata. Et see lihtsalt nagu sellest Ellika teise ringi, sest viimases see oli nagu all inni pandud meil põhimõtteliselt, et me nagu, et peab tulema, Aga oli siuke lugu, et kui ma hakkasin, nagu ikka mul on agad, ega mul nagu lihtsalt mitte midagi ei tule. Hakkasin tegema burnouti ja kuna mul ei ole 3 kätt, on ju, kui mul oleks 3 kätt, siis ma hoiaks ühe käega käiku sees, võib-olla ühe käega rooli ja 3. käega siis hoiaks hüdrakat, on ju. Aga kuna mul ei ole, siis ma nagu paratamatult käiku nagu vägisi sees hoida ei saa ja ta lihtsalt tuli välja ja pörn jäigi poolikuks, sest et reeglites on kirjas, et pörni ma võin ikkagi teha ainult ühe korra. Ja nii ma siis läksingi külmade ja märgade rehvidega starti. Suht
suht nagu ikka tegelikult kassiahastus oli hetkeks peal küll, et nagu, et sest ma teadsin tegelikult, et selliste rehvidega mul ei ole nagu mitte mingit lootustki nagu midagi sõita üldse, on ju. Aga samas ma nagu lohutasin ennast sellega, et see hooaeg ma sõitsin tegelikult parima liberaja enda jaoks, siis ma sõitsin parima 60 feet'i, siis ma tegelikult sõitsin ka ju parima lõppkiiruse, siis tegelikult sõitsin ka ju parima aja, et 11.0, aga see 11.0 ei olnud ikkagi see, mis meid nagu rahuldaks, vaata. Et me ikka tahtsime 10, on ju. Ja et tunne oli küll selline, et nüüd on nagu võistlus läbi, on ju, et või võistlus oligi ju tegelikult meie jaoks läbi. Aga veits oli ka aastus ka peal. Aga ma üritasin positiivselt ka leida. Tegelikult positiivselt oli palju ka. Aga me läksime ikkagi siis Kaarli juurde pärast, et küsida seda lisasõitu nagu võistlus, peale võistlus siis nii nimetatud, et paljud teevad seda ja seekord tehti ka, tegid päris mitmed võistlejad seda. Ja Kaarl andis meile selle võimaluse. Ja mis me siis tegime selleks? Et me läksime ikka nagu kõige koolinni. Me panime veel 1 kraadi süüdet juurde, millega me tegelikult teame, et sellega võib meil lahkuda kaanetihend. Siis meil oli 3 barri boost'i. Me võtsime välja over boost protection'i, et see jumalast ei hakkas kattima meil midagi. Ühesõnaga panime all-in'i, et seda 10 saada. Et jah, kuna me oleme selle nimel tegelikult väga palju pingutanud, kuigi jah, paljud arvavad, et me pole nagu eriti pusinud, siis lihtsalt see ei ole nagu alati välja näha, mida me kõike teeme. Ja aga jõuame jälle tagasi selle käigukasti juurde. Kuna see oli ka ju väsinud ja tegelikult olid juba rehvid ka kind of kulunud. Ikka olid päris kulunud tegelikult. Mitte nüüd mingi riie väljas kulunud, aga nad olid ikka juba kulunud. Ja siis ma kogesin vist nüüd teist korda elus samuti tire shake'i. Et kuna me oleme ju seadet ehitanud teatud rehvi rõhu peale, siis nüüd me mõtlesime, et okei, et me tuleme natukene selle rehvi rõhuga alla, on ju, mis ei olnud eriti hea plaan. Ta oleks võib-olla hea plaan on siis, kui ma oleks natuke pauku juurde pannud, aga ei olnud hullu nagu. Et siukse väikse ratta puhul tire shake on ikkagi see nagu see segab ikkagi, ütleme, seda lõpptulemust päris palju, kuigi ma ei lasnud mitte sekunditki alla. Nagu gaasi maha tähendab. Ja kui ma hakkasin nagu boksi sõitma, siis mammu lasi käigukasti õli ikkagi boksis valla. Et õnneks ta tegi seda boksis. Selles suhtes ta on ikkagi nagu viisakas tüdruk. Aga auto muidu selles mõttes sõidab ja käike ta kõike vahetab, aga mis tal nagu või mis pärast ta sealt õli või kus ta selle õli on välja löönud, õli tuleb ilmselgelt mootori ja käigukasti vahelt, et me lihtsalt ei näe praegu, mis seal on, et kas seal on mingi simmer ära löönud või on seal reaalselt mingi auk. Võib-olla on seal mingi auk, mis sa arvad, on auk? Või ta võtab parem, kas 10 ära sõitsid või? Ahaa, kas ma ei öelnud seda või? Ei, me sõitsime ikka 10 ära ju. Kas ma ei öelnud. Ma mõtlesin, et see on nii iseenesest mõistetud loog, me sõitsime ju 10-9 ära. Sellel samal sõidul, mis Kaarel meile lisaks andis, on ju. Täiesti võiks, kui ei öelnud ka. Minu meelest ei öelnud, sest ma ei mõtlema, kas sa jõuad sinna niimoodi. Et sa näed nagu terid ja kerid. Kerin pinget, vaata, aga jõuan juba boksi ära omadega, on ju. Ei, 10-9 sõitsime ära 216 kilomeetrit tunnis. Vigase kastiga, mis vahetas käike juba nagu mingi keskajal ja tegelikult rehvidega, mis olid juba kulunud, pluss lisaks tire shake'id,
sest tegelikult 60 feet meil selles 10 sekundi sõidus suurem asi on. Et ühesõnaga mutil rammu on küll. Et siin siit tuleb. Ja kuna me selle 10-9 ära sõitsime, siis ju mott on tegelikult ju ikka väga laes. Et nagu selle peale nagu jääda ei ole plaani. Sellest on ikkagi plaan alla tulla. Ja muidugi Joel pani muidugi normilati meile ette, millest üle hüpata või alt pugeda või mis iganes, aga okei. Ma ei tea, kui kiiresti see jõuab, et ta võib-olla jõuab seda lati veel kergitada, on ja. Aga kes siis muu kui mitte Joel, on ju, et selles mõttes, et 2 napakat me oleme, kes me seda eduvedu, nagu soomlased ütlevad, armastavad siin Eestis, siis 11 me ikkagi selles mõttes toetame ja nagu, et mul on ainult hea meel, et Joel on nii kaugele jõudnud. Aga ütleme, et nagu uue aasta plaanidest on ikkagi nagu see, et ei taha jätta arvamust sellest, et ma ei tea, et võib-olla, et see 10-9 oli ühekordne. Ei, see ei ole ühekordne. Et me kavatseme uue aasta sõita kindlasti niimoodi, et see 10-9 on stabiilne ja siis me teeme nagu kõrvalt kogu aeg seda tehes autot järjest kiiremaks. Et kui meil on see 10-9 ette sõidetud näiteks ajasõitudes, siis me ikkagi prooviksime pigem kogu aeg ennast lõhki sõita, kui on võimalus. Et aga plaanid on nagu nii palju, et tahaks selle plokipinna heaks saada, kasti korda saada ja on tegelikult päris palju asju, millest on veel näiteks vara rääkida. Et räägime nendest asjadest siis, kui me ostsime nüüd mikrofoni, võib-olla me saame natuke rohkem rääkida nendest asjadest, vaata. Võib-olla teeme ka mõned videod, et kui me siin hakkame tegutsema. Aga varsti me hakkame kindlasti tegutsema sellepärast, et meil on vaja näha, mis pahandus siin juhtus. Aga õnneks meil paar varukasti on ka veel nii, et ja mitmest kokku saab ikka mõned head asjad. Aga mis seal ikka siis? Näeme uuel hooajal. Tšau, palapa!